tere tulemast narriteekonna järgmisele episoodile kaasa elamast. Mul on vahepeal siin tulnud juhatus vahetada välja kaardipakk. Nii et tänane jagamine tuleb kaartide abil, mis on pärit siit sellest kaardipakist. Kuidagi kutsusid nemad ja usun, et siis on järelikult see õige, millega teid kostitada. Siin on hästi põhjalik raamat ka kaasas. Nii et kui sul on see olemas, see komplekt, siis tudeeri. On tema päris hea lugemisvara. Ja vaatame, kuhu narriteekond teda siis sel korral viib. Nüüd sellised kaardid, sellised ilusad. Kus me jõuame narriteekonnaga, millega me kokku puutume, milliste energiatega me sel korral kohtume. Kui lahe. Sauade kuus tuleb ka sellest kaardipakist. Ja vaata, siin on see sauade kuus näeb natukene teistsugune välja, et väga lahe, et see siit ka välja tuleb. Nii et meie narr on otsustanud võidukalt edasi kulgeda. Siin on palju kollast, kuldne, päikesepõimiku energia, tuleenergia. Vaimse sõdalase keskus on ka see päikesepõimiku energia, nii et meie narr on vaimsel kangelase teekonnal. Tahaksin ma sellest välja lugeda. Ja ta seisab siin üksinda esirinnas, et seal on taamal ka teised kujud näha, aga need on väiksemad ja eemal. Et mõnes mõttes see on väga huvitav selline pilt, sest ega vaimne teekond või see enesearengu teekond alati ei ole selline teekond, kus sa oled igal sammul väga selliste fännide poolt toetatud või saadetud. Et see on pigem selline jõu ammutamine, inspiratsiooni ja edasiminemise väe ammutamine iseenda seest. See on see kangelase teekond. Et ta ei püsi püsti mitte tänu teistele, vaid ta püsib püsti ja jätkab oma teekonda tänu iseenda tugevusele läbi selle iseenda tule aktiveerimise, tuleelemendi aktiveerimise, sauad tuleelement. Ja kuus viitabki edasiminekule ja harmoonia taastamise vajadusele, nii et selles mõttes väga kõnekas kaart. Aga vaatame, kas tahab siit tulla ka midagi lisaks, sest eelmine kord meil juba sauade kuuega oli tegemist, et äkki palume seekord veel ühte kaarti lisaks. Et teekond, mille suunas sauade paas, õpilane ja narr iseenesest muidugi ka õpipoiss õpilase energias. Et see selline tahtmine uut avastada ja julgus ka see asi ette võtta, et ta teab väga hästi, et
ta on veel värske ja ta alles õpib asja. Aga siin selles kaardipakis on väga toredasti need väikesed leegid siin saua küljes. Et inspiratsiooni tuli, see sisemine tuli ja veel selline tore punane sulg kübara küljes, mütsi küljes. Et nii kollane kui punane kui oranž viitab siin tegelikult alumiste tšakrate koostööle, kui ma niimoodi vaatan, et juur ja sakraalkeskus ja päikesepõimik on aktiivsed siin. Ja eks ta nii ongi. Nii et baas õpipoisina siis uurib, kuidas seda sisemist põlemist siis maises plaanis realiseerida, kuidas see asi käib. Võtan korraks õppekaartidelt, otsin ka selle sauade baasi. Et sa näed, kes tahab, see näeb, missuguste märksõnadega ja kuidas see sauade baas siin selles õppekaardipakis välja näeb. Võime kõrvale võtta. Vaatavad justkui üksteise poole siin. Et selline paar. Ja nagu öeldud, juba see kaart näitas neid alumiste tšakrate värve, et siin ongi sakraaltšakra on välja toodud. Ja tulemasti maa. Meis on kõik elemendid olemas, nii et see, kuidas seda oma inspiratsioonisädet, oma tuld maises plaanis manifesteerida, et seda see baasikene siis hakkabki õppima. Ja baasid on tavaliselt seotud ka sõnumitega. Võib tulla mõni tore või toetav sõnum, mis sind sinu teekonnal edasi aitab. Nii et kas mõni kõne, telefonikõne või kiri või midagi, mida sa isegi ehk oodata ei oska, sellepärast et see sauade baas on selline mänguline tegelane, lustiline tegelane. Ma armastab mängida optimistliku energiaga, et tihtilugu võibki tulla selline üllatus, mis aktiveerib sinu sees ka sellise loovuse sädeme. Ideed, mis hakkavad otsima siis realiseerimiseks võimalust. Et värvitoonid on hästi sarnased, keep ja tuunikagi sarnased. Nii et laias laastus ükskõik missuguse taropakiga sa kokku puutud, midagi sellest klassikalise traditsioonilise taro elementidest, midagi sealt on kindlasti üle võetud, kas vähemal või rohkemal määral. Nii et kui sa mõne elemendi endale meelde jätad, siis tegelikult selle järgi saad sa juba väga hästi interpreteerida ja sellest kaartide tähendusest ka hästi aru. Nii et ma saan aru, et me nüüd jätkame siin tulelainel. Et oleme entusiastlikud ja inspireeritud tegutsema ja järgmisi samme ette võtma. Kohtume järgmisel korral.